Maateede kuningas, mul on sihiks terve maa. Ei tea, kus peatub jalg, öö võin veeta metsa all ja siis. Oleme jõudnud oma kaameraga nüüd Harjumaale Voose külla. Ja see maja siin on meie kolleegid Tanel Talve üks kõige lemmikumaid paiku. Aga miks me täna siin oleme? Just täna sõidavad Tanel Talve ja teised motoreporterid järjekordsele reisile. Me sõidame siit Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa ja Itaaliasse välja. Põhja-Itaaliast lähme laeva peale ja sõidame mööda merd alla Sitsiiliasse välja, sest muidu me lihtsalt ei jõuaks, kui me peaks tsiklitega mööda Itaaliat alla sõitma otse. Sitsiilias oleme koha peal natuks aega, istume jälle laeva peale ja sõidame Albaaniasse. Ja Albaaniast siis hakkame mööda Balkani poolsaart üles tulema Serbiad, Bosniad ja mis nad kõik seal on, Horvaatiad. Nii et reis saab olema lõbus, aga mitte ainult Balkan ei ole meil, me kavatseme ka Saksamaal ära käia näiteks Kotkapesas, millest võib kindlasti Kaspar vähe pikemalt rääkida, mis asi see on, et me otsime selliseid kohti, mida võib-olla lähiaastatel enam ei ole üldse olemaski maa peal, et me saaksime praegu ära näidata need veel, nii et teeme kõik, mis suudame, aga alati on ootamatusi tulnud ja plaani tuleb korrigeerida pidevalt. Teie reisidel alati on väga põnevad sellised hüüdlaused olnud, surm siin või Siberis. Mis siis sel aastal? Sel aastal me särkide peale ja mujal ei pannud seda hüüdlauset, sest et me natukese kardame. Et sel aastal on, kuna meil Sitsiilia on selline üks põhilisimaid kohti, kus me siis peatuda kavatseme ja asja uurida lähemalt, et seekord on meil alapealkiri, et ettepanek, millest ei saanud keelduda. Ja mis see ettepanek on? Seda me veel ei tea, aga kui me keeldume sellest, siis me saame need betoonist kingad ja lähme kohalike jõeoludega tutvuma võib-olla. Ainsa naisena sellises seltskonnas sõita, kas kuidagi, see vist pakub ikka ekstreemsust aeg-ajalt? Iga aastaga aina vähem, et harjud ära ja ma arvan, ma naudin seda samamoodi kui poisid ise, et suland nagu keskkonda ja seltskonda. Sest ma tean, et ikka mind ees ootavad teed. Motoreporter võttis kätte ja sõitis seekord läbi 16 Euroopa riigi. Tallinnas istuti tsikli selga ja 3 nädala pärast tuldi Tallinnas jälle motika seljast maha. Vahepeal oli rattaseljas oldud pea 9000 kilomeetri jagu ja lisaks siis veel ka laevasõidud. Ettevalmistused olid seekord eriti põhjalikud ja kuigi seda oleks loomulikult pidanud juba motoreporteri eelmise aasta Siberi reisi eel tegema, saime alles nüüd põhjalikumaid näpunäiteid ootamatute olukordade tarvis. Lihtsalt läheb ratas kummuli. Et mis siis nagu teha? Proovime siis imiteerida väikest viisi seda olukorda, kus ratas ongi nagu pikali. Niiviisi ta kukkus, rohkem taga midagi teha ei saa. Peaasi, et ise nagu alla ei jää. See esimene asi on see, et suratab mootori välja siit hädanupust. Siis vaatad, et kõik on enda juurest nagu terve, korras. Lähened rattale, vaatad, et rattal on ka kõik korras. Esimene asi, mis teed, keerad esiratta suunaga ülesse. Tekitad omale jõuõla. Kuna tal boksermootor ja silindriga vastu maad, siis esiratta, ühesõnaga lenks on nagu lahti. Et ta ei jää kunagi niiviisi, et lenksu peale kandma. Siis tuled siia, kus on nagu kõige kaugem koht mootorrattast. Korralikult valmistad ette ja siis teedki sellise liigutuse. Ja püsti ta ongi. Täpselt nii lihtne see ongi. Isegi 10 000 kilomeetreid läbinuna tulid need õpetussõnad siiski kasuks ja soovitaks tõesti kõigil tsikliga liiklejatel põhitõed mõnikord lihtsalt üle korrata, et rumalaid õnnetusi vältida. Kui sa sõidad kahekesti, eks ole, siis kaassõitjaga alati leppida kokku nii, et pealeminek ja mahatulek on alati sinuga kooskõlastatud, enne kui see saab toimuma. Vahepeal võib juhtuda niiviisi, et sina justkui sättisid ennast ratta peale
võtsid nagu, ei jõudnud veel teist jalgagi maha panna, teine juba ronib mööda jalarauda sulle üles ja see ongi see, et potsti kummuli maas on. Siis maha tuleks samamoodi. Sa kõigepealt peatud, jalad maha, siis ta kas patsutab sind õla peale või siis lihtsalt ütleb sulle, et ma tulen nüüd maha, et siis sa juba tead, et mis nagu toimuma hakkab. Peab mainima, et tänapäeval on ka mootorrattaga sõitja elu üsna mugavaks ja ohutuks tehtud. Esipiduri linki vajutades pidurdub ka tagaratas, pealegi ABS-i valvsa pilgu all. Veojõu kontroll muudab ohutuks ka järsemat sorti gaasikeeramised ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tsikli taha seekordne reis nüüd küll jääda ei tohiks. Aga mis seal ikka? Väike teibituuning tsiklitele ja Sitsiilia poole punuma. Aga võta näpust. Et siis 12 startisime jälle. Kell hakkab vist 2:30 saama, ootame Kasparit nagu tavaliselt. Artell aega küll tegeles niisiis ajaviiteks kõige muuga kui tõsise ettevalmistusega pikaks reisiks. Graafikust mitte kinnipidamise pärast polnud kellelgi muret. Ühesõnaga, väga tegemist ei ole mingite räpaste vendadega, me ikka lööme kingad läiki, me lähme Kadriorgu tantsima kõigepealt. Ja siis lähme äkki Itaaliasse ja Sitsiiliasse ka. Kusjuures läksimegi, isegi Kaspariga saime kokku. Milliste tunnetega lähete siis seekord selle reisule? Väga segaste tunnetega. Sitsiilia tundub olevat niivõrd ahvatlev sihtkoht, et ei tea, kas tahabki nagu tagasi tulla mõnda aega. Ootame, sulandume maffiasse, tutvume kohaliku eluga, vaatame üle kõik põnevad kohad ja inimesed, nii et ootused on väga suured. Ja, suured ootused meie tempot samas eriti ei tõstnud. Esimese päeva plaan oli sõita kuni Läti-Leedu piirini, aga kell on õhtul 9 ja me oleme Valga Olerexis. Ise oled rahul? Ei, mis siin ikka? Need esimesed päevad lähevad iga aastaga hullemaks. Start venib ja midagi ei ole muutunud. Mis siin Valgas viga? Siis tavaline siklimehe heine, kokku nätsutatud pitsa ja energiajook. Kolmekäiguline heine. Kõrge energiasisaldusega heine andis meile sellise võimsuse, et märkamatult olime Leedus väljas. Ei lähe käib enam või? No nii, viimase tilgani sai sõidetud jah, aga kohe saab siit. Värsket bensiini, ma loodan. Kaspar sai oma värske bensiini kenasti kätte, aga minuga läks nii nagu tavaliselt. Minuga on alati mingi ikal. Külma olen, ma ei tea, toidust ilma, kui ma olen joogist ilma, nüüd ei saa penski vaja, no näed. Volitatud spetsialistil selja tagasi näitulis. Ei tööta? Nii tööta? Nüüd hakkab. Nii. Küta nüüd Krista. Nii, et kogu ilm täis on. Jaa. Mida kaugemale saad, seda suuremini see koduigatsus hakkab vaevama, nagu võtab kohe küntega kõrist. Ründasin MacRivetit, sain talt natuke teipi ja siis nüüd, kuna tehase settingus ei ole nagu see Eesti lipule seda kohta ette nähtud, aga kange tahtmine on, et siis sai lihtsalt niimoodi, et... Kuna eesmärk oli ka reporteri lipp ümber Aadria mere viia, siis installeerisime need ka selguse mõttes tsiklite külge ja juba hakkaski päev jälle õhtasse veerema. Seega panime gaasi juurde ja ühe soojaga Poola välja. No selles riigis liiklemine pole just lihtne töö. Aga selle reporteri lipu me kavatseme viia ümber Aadria mere. Praegu me oleme alles kuskil Poolas. Ja minu meelest ainus lahe asi selle riigi juures on see, et Eestist Olerexist hangitud kaardiga saab siin jätkuvalt tankida ja krediitkaart toimib siin selles kotkapesas ka väga hästi, nii et see on hea, aga kõik ülejäänud on minu meelest täiesti segane, sest et siin liikluses ellu jääda ja nende kuradi oma kastiautode võidusõitu siis jälgida ise selles osaledes, see on täitsa karm.
Ega see tsikliga sõitmine ole naljaasi. Saksamaale jõudes tundus olemine suht räbal olema. Pärast sõidad tsikli sellest püsti viimased 50 kilti. Muidu on kõik hea, aga Peput ei ole. Aia on. Peppu on aia või? Ai on jah, keegi oleks nagu rihma andnud. Ei julge pükse jalast ära võttagi, seal ei ole mitte triibulised, vaid on lihtsalt üks siuke panniga löödud jälg. Õhtul võib-olla peaks ühe siili otsima ja sellega tagumikku vähe masseerima. Ajab korralikult vere käima äkki. Samal hetkel avastasime kodumaalt tulnud rõõmustavat sõnumid. Kanter sai kulla! Mis asja? Kanter sai kulla! Aga vaba küsime nõudmisele. Näe, no ma ütlen, et see sõnum tähendas head, kuigi see ei olnud Gerdilt, aga... Lepitame lippu ka. Ära murra nüüd meigast või kõrd varre pealt. No sellise rõõmsa teate peale läks siili otsimine puhameelest ja pärast väikest kehakinnitust asusime hea tujuga Saksamaa ja Austria piiri poole teele. Ikka kindla eesmärgiga. Motoreporter on jõudnud umbes 1000 meetri kõrgusele merepinnast Saksamaa ja Austria piirilähistel ja me läheme nüüd vaatama ühte ajaloolist ja põnevat objekti, mis on kummalisel kombel teise maailmasõja päevist siiamaani säilinud. Kehlstein House, inglispäraselt Eagle's Nest ehk kotkapesa, asub Saksamaal Obersalzburgi linna lähistel. Kotkapesa ehitust alustati aastal 1938 ja sellest pidi saama natsipartei kingitus oma juhile Adolf Hitlerile tema 50. juubeliks. Vähe sellest, et Hitleri lähedase kaasvõitleja Martin Bormanni idee iseenesest oli juba täiesti meeletu. Kogu selle ime ehitamiseks oli aega vaid 12 kuud. Ainuüksi 6,5 kilomeetri pikkuse tee ehitamine läks meie tänapäevases vääringus maksma 150 miljonit eurot. See üsna kallihinnaline tee on meid toonud siis 700 meetrit veel kõrgemale, umbes täpselt 1700 meetri kõrgusel asub siis nüüd motoreporter praegu ja minu selja taga siin asub tunneli suue ja see graniidist pikk tunnel viib meid liftini, mis siis Führeri omal ajal sinna üles mäkke viis. Te võite vaid ette kujutada, mida kõik selline töö tähendas ja kui vaevaline see oli ja kui kalliks see kõik kokku maksma läks, aga härra Führeril oli ikka ju üsna suured maailmavallutusplaanid. Näete, see kõik siin on puhas graniit. Ei ole just kõige pehmem materjal, mille sisse üks pikk tunnel raiuda. Lähme vaatame. Sada 24 meetrit pikk tunnel viib liftini, mis mäe sees kulgedes tõstab kuni 12 inimest korraga 124 meetri võrra ülespoole, seda muide vaid 41 sekundiga. Liftiga saab otse maja kõrvale, kus tabaneb vapustav vaade. Ilusa ilmaga saab oma pilgu heita koguni kuni 200 kilomeetri kaugusele. Ehituse käigus hukkus 12 töölist. Just nimelt hukkus, sest kuigi natsiparteilt võiks ju seda oodata, siis kedagi vägisi seal teadaolevalt tööle ei pandud. Imelise plaani elluviimise juures sooviti täitsa vabatahtlikult viibida ja veel parem selles ise osaline olla. Iroonilisel kombel Hitler ise seda ilu väga hinnata ei osanud. Lisaks klaustrofoobiale oli tal ka kõrguse kartus, nii et vahva kink küll Führerile. Kas pole?
Siiski on ta ametlikult Kotkapesas Mussolini kingitud kamina ees külalisi vastu võtnud 14 korral. Palju tihedamini külastas aga maja tema elukaaslane Eva Braun, kellele meeldis vägagi seal sõbrannadega päikesevanni võtta. Täiesti hämmastav, et riigis, kus ei juleta Adolf Hitleri nimegi õieti suhu võtta, on säilitatud selline kompleks, mis siis omal ajal Hitlerile ehitati, et oma külalisi siin saaks lõbustada. Aga näete, nüüd teenitakse siin Aaduga lausa raha, nii et vaat kui imelik on see elu ja maailm. Kuna aga Aadu vaim võttis Kehlsteinhausi paksu udu sisse mähkida, otsustasime sealt selleks korraks lahkuda. Lifti asemel mõtlesime 124 meetrit allapoole minna kondiauru kasutades. Nii mõnegi mehe võttis see võhmale ja puhkepause tuli teha ohtralt. Tagasi tunneli suudmeni me siiski kuidagi moodi jõudsime ja see väike jalgsimatk tõi meelde nii mõnedki huvitavad ajaloo ja ka tänapäevaga seotud jutud. Austerlase arvates hea sakslane elab ookeani taga ja parem kui veelgi kaugemal võimalusel. Ja kui siis tõusatub jälle see ajalooline küsimus, et mis see vuntsidega mees siis nüüd tegi ja kuidas ta nagu võimule sai, siis paljudel on see arusaamatu, eks ole, et niisugune suht tagasihoidlike võimetega ja sõjaliselt jefreitori aukraadis inimene sai jumala sellise positsiooni, mille peale siis sakslased tavaliselt hakkavad vabandama, et jah, et mis te nüüd siis meie peale näitate, et ta oli austerlane. Mille peale siis austerlased omakorda ütlevad, et ainult Saksamaal on võimalik, et inimene, kelle karjääri kõrghetk piirneks kojamehe ametiga Austrias, saab Saksamaal füüreriks. Ma näen, seda ma näen. Taas nägijaks saanud seltskond jõudis otsapidi Salzburgi, mis on eelkõige tuntud kui geniaalse helilooja Wolfgang Amadeus Mozarti sünnilinn. No nüüd me siis oleme siin kaunis Salzburgi linnas ja selle Mozarti elumaja juures, selle Mozartiga väikene segadus, et isegi selles linnas on neid sünnimaju mitu ja tundub, et elumaju ka. Et siin on vist niisugune väike konkurents, et kõik nüüd võitlevad omavahel, et milline siis on tema õige sünnimaja ja milline siis on kõige rohkem elumaja. Ja minu mäletamist mööda on neid ka väljapool Salzburgi. Muidugi on ka skeptikuid, kes tänaseni veel kahtlevad, kas need kuulsad teosed on ikka Mozarti enda loodud või ka mitte. Ei oska siin asuda ei ühte ega teise leeri, eks siis ajalugu vast annab sellele küsimusele ka vastuse, aga praegu lähtume sellest, et tegemist oli geeniusega ja tema poolt loodud nii-öelda helitööd on surematud. Jaan, räägime Mozartist. Mozart on jäänud nagu minu mällu, ainult halvad mälestused on sellega. Seda sunniti kuulama mind keskkoolis ja pärast pidin ära tundma, seal ei olnud ühtegi sõna ega midagi. Ei mingit sarnasust JMK-ga. No ja, juba Goebbels olla öelnud, et kui ta kuuleb sõna kultuur, haarab ta käsi relva järele. Jaanil me igal juhul rohkem kultuuriteemadel sõna võtta ei lubanud. Nali naljaks, aga meil oli tarvis edasi sõita ja lubasime vaid pisukese peatuse Salzburgi lähedal, kus kohtasime omaaegset Austria meistrit tsiklitega kihutamisel ja nagu näha, pole tema huvi kaherattaliste vastu vaibunud. Õigemini leidub tema kodus ka rariteetseid kolmerattalisi ja hulk uunikumidest kirjutusmasinaid peale selle. Endise võidusõitja kolmerattalise tsikli moodi aparaadi oleksime pidanud vist ka ise hankima, sest et kaherattalised kippusid meil isegi seistes kummuli minema. Puumärk püherdas. Ja ei midagi enamat. Ja siis mõned asjad läksid kõveraks.
et oleme jõudnud Grossglockneri tee algusesse. See tee on saanud nime Austria kõige kõrgema mäe järgi, mis ongi siis Grossglockner. Ja see tee pikkus on 68 kilomeetrit, mis läheb siis üle Alpide. Ja see tee ehitati siis peale 1929. aasta sellist, ütleme, maailma majandussurutist, kui Austrias oli töötus oli jõudnud 29%-ni. Ja valitsus siis otsustas, et selle tee ehitamise käigus saab tööd 3200 inimest, mis oli suur arv töötute hulgas. Ja tee ehitamist alustati 30. aastal ja esimene auto sõitis 34. aastal, kuigi see avati 3. augustil 1935. Siin alt paistavad väga väiksed lehmad, nad on umbes mingi jänese suurused, aga neil on kellad kaelas, sest kellade kolinat on kuulda. Neid võib tinglikult nimetada mägilehmadeks. Eks meie jaoks oli juba ka see vaade ja fantastiline mägitee täitsa üle mõistuse, aga me olime alles poole tee peal. Grossglockneri kõrgeimasse tippu jõudes ei tahtnud keegi meist sealt enam ära minna. Põhimõtteliselt siin ei ole seda pikksilma vaja, et aru saada, et see asi on seal lihtsalt fantastiline. Ja eriti fantastiline kindlasti nendele, kes siklitega mööda maailma ringi sõidavad. Ja neid inimesi on siin ikka väga palju, terve see tee on siklimehi paksult täis ja kõik on hästi sõbralikud ja mõnusad. Nii et kes te satute Austriasse, siis kindlasti läbige see tee ära, mis siin all lookleb. Muide, spetsiaalselt siklimeeste tarvis on seal loodud lausa eraldi koht veelgi kõrgemal. Järsust mäest üles viis Munakivi tee, mistõttu kõige lihtsam sinna sõitmine just polnud, aga üles me saime. Hurraa! Nüüd siin Grossglockneri tee ääres. Kõige kõrgem punkt, kuhu saab sikliga tulla ja mida kutsutakse siis Pike Pointiks, on siis Edelweiss-Spitze. See on 2571 meetrit üle merepinna ja siia me siis motoreporteriga tulime. Ja nüüd lähme ronime Torviku otsa, see on veel natuke kõrgemale. Selle kõige kõrgema tipu, selle nii-öelda torni otsas on siis Bikersi pesa, jah? Bikers Nest ehk Bikersi pesa ja siin on igasugused motoklubid on enda klepse pannud ja me leidsime isegi ühe tuttava Eesti klubi, Eesti motomatkate klubi siin. Et väga rõõmus jälle nägemine. Tervitusi neile Eestisse. Tervitusi. Teadolevalt ei ole reporteri lipp vähemalt tsiklitega nii kõrgel, kui me praegu oleme kunagi käinud. 2571 meetri kõrgusel asume merepinnast praegu ja tänu nendele inimestele. Sõja ajaloolasel Kasparil oli muidugi kõigest sellest oma nägemus. No, oleme siin siis Alpide kõrguselt teise tipu juures, Grossglockner ja kõik on täpselt paigas. Meil on asi juba sihikule võetud, nii et ootame edasisi korraldusi. Pilve sees on. Läks ta tavaliselt vist jälle? Jah, aga pole hullu. Võtame eeskuju Paru Münchhausenist, kellel oli päevakava üks punkt oli hea ilma tegemine ja vajadusel pilved laiali, et küll me ka sellega hakkama saame.